Kujutlege hetkeks, et kordame samu samme, mis eelnesid Venemaa sissetungile Ukrainasse peaaegu 5 aastat tagasi. Nüüd kujutlege veel, et samal ajal kui sõjavaatlejad on olukorra pärast kas mures või lausa paanikas, matavad kõik peavoolumeedia väljaanded selle loo maha. Dolly Partoni surm, kasvav kaubandussõda Kanadaga, ühe Austraalia breiktantsija katsumused ja raskused. Ja mis iganes see siin on, mis puudutab jõutõstmist. Ma pean silmas CIA direktori John Ratcliffe'i teisipäevast reisi Moskvasse, mis kestis vaid umbes 8 tundi. Muidugi on mitu põhjust, miks Ratcliffe võis selle reisi ette võtta. Aga täna tahan keskenduda peamisele murele, et Ameerika Ühendriigid on paljastanud Kremli vandenõu alustada uut operatsiooni NATO liitlase vastu ning et ta oli seal, et hoiatada Kremlit seda mitte tegema. Sellele keskendumegi, sest sellel oleks kõige suurem mõju rahvusvahelistele suhetele ning suur osa reisiga seotud tõenditest viitab sellele, et see on õige tõlgendus. Me ei tohiks teisi võimalusi selles nimekirjas kõrvale jätta, või vähemalt mitte enamikku neist. Aga kui üks neist seletustest oleks tõeline seletus, oleks reisi juures mõned segased ja seletamatud aspektid. Niisiis, sellega seoses arutame, mida me seni reisi kohta teame. Pühapäeva õhtul lahkusid Joint Base Andrewsist C-17 sõjaväe transpordilennuk ja C-40B esinduslennuk. Ratcliffe oli tõenäoliselt C-40B lennukis oma isikliku mugavuse huvides. Lennukid maandusid esmaspäeva hommikul Lätis Riias ja, jäta see hilisemaks meelde, jäid sinna terveks päevaks. Seejärel, teisipäeva hommikul, lahkus turvalisem C-17 Moskvasse. See jäi sinna umbes 8 tunniks, enne kui lendas tagasi Riiga, kus tõenäoliselt Ratcliffe siirdus tagasi C-40B peale, enne kui suundus koju. Põhjus, miks see reis tekitas julgeoleku kogukonnas nii palju häirekelli, on see, et see sarnaneb reisiga, mille tollane CIA direktor ja maitsekalt nimeks saanud William Burns ette võttis 2021 aasta novembris. Olukorra kirjeldamiseks. Analüütikud olid avalikult täheldanud, et Venemaa koondas vägesid Ukraina piiri lähedale 6 aega varem. Siiski ei olnud veel avalikku muret tekkinud. Venemaa oli sarnast vägede koondamist korraldanud ka eelmisel kevadel, kuid see ei viinud lõpuks kuhugi. Seevastu USA luure oli saanud signaale, et Kreml kavatses seekord midagi enamat ette võtta. Burns läks Moskvasse lihtsa, kuid üliolulise missiooniga. Teavitada Vene ametnikke, et Ameerika Ühendriigid teadsid täpselt, mida Kreml oli plaaninud. Et USA paljastab Kremli iga sammu ning et nad peaksid selle lõpetama enne, kui nad midagi rumalat teevad. Vene ametnikud teesklesid, nagu neil poleks aimugi, millest ta räägib. Ja on võimalik, et mõned neist olidki tõesti teadmatuses, sest Putin oli nad infovoost välja jätnud. Sellegipoolest jätkas Venemaa keelatud teed käimist. Ameerika Ühendriigid andsid tõepoolest iga järgmise 3 kuu jooksul toimuva sammu ette teada. Euroopa alahindas ohtu, kuid USA luure osutus õigeks. 24. veebruaril 2022, kui invasioon algas, tagasi praeguse olukorra juurde. Viimase kuu jooksul on olnud palju luurejuttu võimaliku Venemaa operatsiooni kohta Poola või Balti riikide vastu. Võimalused siin on väga erinevad. Väikese ulatusega sissetung näiteks Narvas, Vene lennukid, mis kogemata liiguvad liitlasriikide õhuruumi, rohkem droone, mis on suunatud Ukrainasse, kuid satuvad juhuslikult kursilt kõrvale. Isegi võimalus kasutada kätte saadud Ukraina droone Balti või Poola taristu ründamiseks, nagu üritatakse jätta muljet, et Ukraina ründab tahtlikult NATO-t mingil põhjusel. Aga miks peaks Venemaa tahtma NATO-t provotseerida, kui Kremlil on juba Ukrainas toimuvaga raskusi? See on tavaline vastuväide. Ja vastus on, et Kreml tahaks tegelikult Ukrainas võitlemiseks rohkem vägesid mobiliseerida, kuid see on praegu poliitiliselt ebapopulaarne seisukoht. Nii et praegune plaan näib olevat järgmine. Esimene etapp – provotseerida NATO-d. Teine etapp – koondada Venemaa elanikkonna toetus rangematele julgeolekumeetmetele. Kolmas etapp – kasu saamine ja või selle energia suunamine Ukrainasse, sest NATO-ga otseselt vastasseisu minna oleks tegelikult rumal mõte. On ilmne, et Kremlil tuleks väga hoolikalt tegutseda, et sellist poliitilist seisukohta oma sisepublikule esitada. Aga arvestades kõiki neid ebaregulaarseid operatsioone, millega Venemaa on juba tegelenud, tundub, et see on midagi, mida Kreml tahab proovida. Tõepoolest, juba üle kuu aja on Ukraina avalikult hoiatanud, et Kreml plaanib taas mobiliseerida, tõenäoliselt pärast septembrikuised regionaalvalimisi. Nende Ukraina humatuste suhtes oli palju põhjuseid olla ettevaatlik.
Ukraina on varemgi sarnaseid asju öelnud ning on olemas stiimulid Kremli tegelikku seisukohta moonutada. Kuid nende lekkinud luurearuannete kombinatsioon ning mõned jälgitavad, kuigi veel esialgsed sammud, mida Venemaa on astunud suurema vägede hulga haldamiseks, on taas tekitanud muret, et midagi võib tõepoolest toimuda. Ja nii jõuame teisipäevani. Kui oled sama mures eelmainitud julgeolekuolukorra pärast nagu mõned luurekogukonnas, siis kõige tõenäolisem seletus Ratcliffe'i reisile on järgmine. Ameerika Ühendriigid said signaale tõsisemast ja või konkreetsemast ohust. Ratcliffe palus kohtumist Kremliga lühikese etteteatamisajaga. Ta lendas sinna, tutvustas luureandmeid, mille Ameerika Ühendriigid ja nende idatiiva partnerid olid hankinud, andis neile sama hoiatuse, mille Burns andis 5 aastat tagasi ja lahkus. Pea meeles, et 5. artikli eesmärk on see, et seda ei peaks kunagi rakendama. See kehtib eriti Trumpi administratsiooni kohta, kes eelistaks mitte takerduda Euroopa poliitikasse, kuid jääb sinna kuudeks kinni, kui see asi edasi areneb. See on palju parem kõigile lääne koalitsioonis. Ameerika Ühendriigid, Balti riigid, Poola, teised. 27 NATO liitlast ja Ukraina. Kõigile on parem, kui see plaan kunagi käiku ei lähe. Nüüd on sellel reisil 2 nähtavat tunnust, mis annavad sellele teooriale usutavust. Esiteks oli Ratcliffe keskne tegelane. Praeguseks ei ole Trumpi administratsiooni ametnikel ebatavaline Moskvat külastada, aga Witkov, Kushner ja nende kaaslased teevad seda diplomaatidena. Ratcliffe ei ole diplomaat. Ta on luurejuht. Ja kuigi luurejuhid tegelevad aeg-ajalt diplomaatiale lähedaste tegevustega, on neil tavaliselt mingi luurekomponent juures. Lisaks on Ratcliffe üks suurimaid Venemaa vastaseid kogu Trumpi administratsioonis. Pärast Oval Cabineti fiasko viinas Ratcliffe Trumpi, et Ameerika Ühendriigid peavad taastama luureandmete jagamise Ukrainaga. Teave, eriti Venemaa õhutõrje asukoha kohta, on olnud Ukraina rafineerimistehaste vastase kampaania jaoks ülioluline. Samamoodi ei ole Ratcliffe tüüpiline inimene, keda Trump või keegi teine saadaks Moskvasse diplomaatilist läbimurret otsima. Teine osa on peen, kuid palju murettekitavam. Tuleta meelde, et Ratcliffe veetis päeva Lätis. Ma kahtlen, et oli seal lihtsalt vaatamisväärsusi vaatamas. Pigem on ilmselge seletus see, et ta läks sinna, et anda Lätile ülevaade luurearuandest. See võib tunduda viitavat sellele, et tõenäoline sihtmärk on Läti. Siiski soovitaksin siin ettevaatlik olla. Ma ei leidnud esmaspäeval infot Ratcliffe'i Eesti, Leedu või Poola kolleegide asukoha kohta. On võimalik, et nad kõik kohtusid vaikselt Riias, et kooskõlastada samme laiema probleemi asjus. Ja see ongi enam-vähem see, kuidas asjad siin praegu on. Võib-olla saame järgmise paari päeva jooksul selle kohtumise kohta veel lekkeid. Või kui Venemaa jätkab oma plaaniga, hakkame saama avalikke briifinguid, mille eesmärk on vandenõu paljastada. See on selline asi, mille juurde võime 3 kuu pärast tagasi tulla, kui maailma ajaloo olulise sündmuse juurde. Või unustavad kõik selle 3 kuu pärast ära, sest hoiatus täitis oma eesmärgi ja see oli maailma ajaloo oluline sündmus, isegi kui keegi seda nii ei hinda. Täielikkuse huvides peaksime veidi aega pühendama teiste teooriate läbivaatamisele selle reisi eesmärgi kohta ning vaatama, millised küsimused jäävad nende puhul lahendamata, arvestades seda, mida me teame. Õigepealt, võib-olla oli Ratcliffe seal selleks, et anda Putinile isiklikult ülevaade sõja tegelikust olukorrast Ukrainas. See võtab seda, mida Putin sõja kohta avalikult ütleb, tõe pähe, ehk et ta usub, et Venemaa on rindejoone nihutamisel palju edukam, kui see tegelikult on. Nii et Ratcliffe oli seal CIA sekkumise osana, et proovida veenda Putinit, et tema kindralid on taas tegelikkuses kaugel ja et ta kordab sama viga nagu 2022. aasta veebruaris. Ma arvan, et see on usutav, kuid ma ei nõustu kergesti mõttega, et Putin oleks nii naiivne. Ja, sissetungi alguses oli selge infolõnk. Kreml parandas selle mõne kuu jooksul, nii et selleks, et see loogiline oleks, pidi vahepeal toimuma mingi tagasipöördumine. Ma märgin siin veel 2 asja. Esiteks, me ei tea isegi, kas Ratcliffe kohtus sellel reisil Putiniga. Tõenäolisem on, et suurema osa oma ajast veetis ta oma kolleegi Sergei Narõškiniga, keda te mäletate kui meest, kes kogemata paljastas Kreml Donbassi plaani vahetult enne sissetungi. Kremli pressiesendaja Dmitri Peskov eitas, et Putin oleks Ratcliffe'iga kohtunud, kuid ei kinnitanud ega lükanud ka ümber, et Ratcliffe üldse sellel reisil viibis. Väidetavalt viibis Putin teisipäeval Moskvas, siin on fotod kohtumisest ühe lõunapoolse oblasti kuberneriga. Kremli veebisait on tuntud selle poolest, et see valetab teadlikult Putini kohtumiste tegelike aegade kohta, nii et ma ei omistaks sellele liiga suurt kaalu. Ja teiseks,
Putin on varemgi sarnaste kohtumiste suhtes ükskõikne olnud. Kui Burns käis Moskvas, pidi ta Putinile helistama. Juht oli Sotšis ega viitsinud isegi omaenda pealinna sõita. Aga see oli ka pandeemia ajal ning Sotši oli osa Putini leevendusstrateegiast, nii et on raske hinnata selle tänapäevast asjakohasust. Järgmine teooria. See oli mingi vastuteene, mis hõlmas Iraani. See on sisuliselt avalik saladus, et Venemaa aitab Iraani jätkuva Hormuzi väina kriisi ajal. Seetõttu läks Ratcliffe Moskvasse, et edastada sõnum, et nad lõpetaksid, pakkudes võib-olla mingit tehingut, et vähendada toetust Ukrainale. See vastaks ka rahandusministri Scott Bessenti majanduslikule teepäeva sõnumile, mis lõppes pigem ebamääraste ähvardustega kui tegelike praegu aset leidvate tegudega. Igal juhul hindaksin seda kui usutavat, kuid mõningate puudujääkidega. Esiteks on Ratcliffe selle töö jaoks kummaline valik. Ta oleks viimane inimene administratsioonis, kes arvaks, et Venemaa aitamine Ukraina küsimuses oleks hea mõte. Mõte ja selle luure aspekt jätavad soovida. Võib-olla oli ta seal, et anda Kremlile ülevaade sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid teadsid Venemaa-Iraani tehingutest, aga see on veidi kaugele viidud oletus. See, mis on juba avalikult teada, on enam kui piisav. Teiseks on kummaline, et seda tehakse isiklikult. Silmast silma kohtumine tähendab tavaliselt, et toimub nüansirikas briefing, samas kui esialgset ettepanekut vastuteene kohta võiks lahendada lihtsalt telefonikõnega. Lõpuks, ja see saab nüüd korduvaks küsimuseks, miks veetis Ratcliffe kogu selle aja Lätis? Võib-olla need kaks peatust polnud omavahel seotud, aga oleks kummaline kohtuda liitlasega ja siis kohe pärast seda oma liitlane reeta. Võib-olla oli Riia reis selleks, et anda viisakas hoiatus, et see on kohe juhtumas. Aga kui see nii oli, siis küllap saame sellest peagi mõne lekke. Kolmas alternatiivne hüpotees on kohustus hoiatada. Võite mäletada, et Bideni administratsioon püüdis enne seda, kui 2024. aastal relvastatud mees kontserdisaali tungis, Venemaad hoiatada äärmuslaste rünnaku eest. Võib-olla on silmapiiril veel üks hoiatus ja Ratcliffe tegi selle reisi, et luureandmed läbi käia, kuna Venemaa ei kuulanud eelmisel korral. See tekitab siiski küsimusi Läti kohta ja selle üle, kas telefonikõnest piisab, arvestades, et vastutus lasub Venemaal kuulata, mitte Ameerika Ühendriikidel selgitada. Neljas võimalus on pidada läbirääkimisi spioonide vahetuseks. Usutav, kuid miks ikkagi Läti? Samuti on CIA juhtide osalemine spioonide vahetuse läbirääkimistel tavaline, kuid ebatavaline on seda teha isiklikult. Viies võimalus on läbirääkimised uuesti avada, nagu varem mainitud. Nüüd liigume lihtsalt võimalike variantide juurde. Aga Läti? Ja miks Ratcliffe seda teeb? Ta ei ole ikka veel diplomaat. Sa peaksid oletama mingit luure aspekti läbirääkimiste taasavamise juures. Vaata varasemaid juhtumeid Venezuelas ja Kuubal, kui ta on seda hiljuti teinud. Ja siis jõuame 6. punktini, mis on ilmselgelt naeruväärne, kuid ometi on see olnud nii paljude diletantlike teooriate teemaks. Ratcliffe oli seal selleks, et teha Venemaaga koostööd Lääneliidu bloki hävitamiseks. Ma mõtlen, kas see pole ilmne. Missioon oli salajane, kuni lennud ta paljastasid. Ei, see, et see on salajane, ei ole midagi ebatavalist. Nii on ka varasemad sellised reisid toimunud, sealhulgas Burnsi reis. Aga kas see pole ilmne? Ameerika Ühendriigid ütlesid isegi Ukrainale, et nad sellel ajal Moskvat ei tulistaks. Ei, see on selleks, et Ukraina ei tapaks kogemata CIA juhti. Hujuta vaid ette, millist kaost see põhjustaks. Samuti ütlevad Ameerika Ühendriigid Venemaale, et nad teeksid sama Kiievis, kui Ameerika diplomaadid külastavad linna. Tegelikult kutsutakse Keith Kellogg'i naljatamisi Kiievi kaitsepühakuks, sest iga kord, kui ta linna külastas, oli seal maagiliselt vaikne. Aga kas see pole siis ilmne? CIA on kogu selle aja olnud Venemaaga mestis. Ei, nad ei ole. Ja kui sa oleksid varem kuulanud, siis sa teaksid, et tegelikult on vastupidi. Kuule, ma saan aru, et Trump on viimase 19 kuu jooksul Euroopa vaatenurgas teinud palju taunitavaid asju. Ja ma saan ka aru, et nüansid ei ole meie issand aastal 2026 populaarsed. Aga ma arvan, et on oluline tegelikult mõista, mida Ameerika Ühendriigid teevad ja mida nad ei tee. Üks Trumpi etteheiteid on see, et Ameerika Ühendriigid on aastakümneid pingutanud Euroopa julgeoleku nimel, kuid Euroopa ei vasta samaga ega ole selle eest eriti tänulik. Jätame korraks kõrvale selle, kas tal on selle hinnangu osas õigus. Mida ütleb see, et interneti üldine arvamus on, et Ameerika Ühendriigid on läinud Moskvasse, et Euroopa maha müüa? Selle toetuseks esitatud tõendid on ilmselgelt valed ja igaüks, kes on Ratcliffe'i kohta lugenud, teab, et tõendid ütlevad vastupidist. Ja võib-olla veelgi hullem, mida ütleb see,
et see on vastuolus nende enda valitud ametnike arvamusega, kes on olukorraga paremini kursis. See toetab sisuliselt Trumpi narratiivi, et Euroopa on tänamatu selle eest, mida Ameerika Ühendriigid teevad. On üsna irooniline, et viimane asi, mida see seltskond tahaks teha, on Trumpile õiguse andmine. Aga just see juhtubki, kui nad avaldavad tugevaid arvamusi teemadel, millest nad midagi ei tea. Nii et üks viimane mõte lõpetuseks. Lõppkokkuvõttes ma ei tea, millest Moskva kohtumisel räägiti. Tegelikult ei tea seda keegi peale nende, kes on kõrgel tasemel ja keda on olukorraga kurssi viidud. Asi on selles, et ennatlike järelduste tegemine, eriti selliste, mis on tõenditega selgelt vastuolus, ei pruugi olla parim mõte. Ja see kehtib eriti siis, kui maailm meie ümber on kokkuvarisemise äärel. Aga kui maailmalõpp tõesti saabub, siis võib-olla oled sa tänulik, kui sul on üks neist 2 füüsilisest raamatust oma riiulis. Neil on olemas ka digitaalsed väljaanded, aga neist pole sulle suurt kasu, kui EMP-d hakkavad sadama. Lisateabe saamiseks vaata videokirjeldust. Kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba homme. Hoia end!